Kas sina tead, kui suur on 22-kordne zoom? Selles Pointeo osas vaatame, milleks on võimeline Tamron 18-400 objektiiv. Tänaseks osaks oleme tulnud siia kvartalisse Fotopointi esindusse, et vaadata, mida siis kujutab endast Tamroni uus 18-400 ultra zoom objektiiv. Tegemist on siis uue objektiiviga, mis sobib nii Canoni kui Nikoni poolkaader peegelkaameratele. Ja tegemist on siis uue disainiga, uue sisemusega ja ka täiesti uue fookuskaugusega. Ehk siis varasemalt on olnud küll teisi superzoome, mis on näiteks olnud 18-200 ja nii edasi, aga 18-400 veel pole olemas, ehk see on esimene. Ja vaatamegi siis, mida see endast täpsemalt kujutab. Alustame objektiivi disainist. Esimese asjana võib see tunduda küllaltki suur võrreldes siis teiste Tamroni superzoomidega, kuid jällegi arvestades selle 400 mm otsa, siis on see küllaltki väike. Teise asjana võiks ka ära rääkida selle uue disaini, mis on siis tuttav Tamron G2 seeria objektiividest. Kui võtame tagant korgi ära, siis näeme kahte väga kasulikku asja. Esiteks metallist bajonett, mis siis selle objektiivi puhul on suhteliselt kasulik, kuna kui ta pikalt välja keerata, siis see raskuskese on suht ees ja ta võib hakata kaamerat sealt murdma natukene. Teine asi on kummitihend. Ehk siis see objektiiv on ilmastikukindel ja võid sellega täiesti julgelt minna ja pildistada ka väljas vihmasajus. Objektiivi pealt leiab siit erinevad nupud, kokku need 3 tükki. Esiteks on siis siin näha stabilisaatori sisse ja välja lülitamise nupp. Selle kõrval on kohe autofookuse ja manuaalfookuse valiku nupp. Ja viimasena on sellise suure objektiivi puhul väga kasulik asi, mis on siis lukk, ehk sa saad siis ära lukustada 18 mm asendis objektiivi, ehk kui kannad näiteks objektiivi õla peal, kaamerat õla peal, siis see objektiiv ei veni välja ja saate ilusti lukku panna. Selleks, et vaadata, milleks on suuteline Tamroni uus objektiiv, oleme tulnud just välja, kuna sees ruumides võib jääda natukene kitsaks, et näidata, kui võimekas siis see Tamroni 18-400 objektiiv on. Ja alustades siis kõige tähtsamast, et milleks seda objektiivi vaja võiks minna, ongi see, et ta on nii universaalne. Alustades siis laiast nurgast, millega saate teha maastikupilte, siseruumides, pidudest, perekonnast pilti, siis vahepeal jääb näiteks 70 mm, mis on ideaalne portreede pildistamiseks ja täiesti lõppuse keerates 400 peale saate minna loodusesse, pildistada lindusid, loomasid, kõike, mis on sinust kaugel. Teine oluline aspekt selle objektiivi juures tuleb samamoodi selle universaalsusest. Ehk see objektiiv asendab sinu fotokotis esiteks väga paljud teised objektiivid. 18-400 vahemikus seal võib 4-5 objektiivi jääda, aga sinul, kui see Tamron soetada, siis on ainult üks. Ja siis kolmandaks ongi see hind, ehk need samad 3-4-5 objektiivi, mis sul muidu fotokotis oleksid, maksaksid päris palju kokku, aga Tamroni üks objektiiv pole probleemi, võib ka algaja fotograaf endale soetada. Räägime ka pisut objektiivi tehnilisest poolest. Esimese asjana võib tunduda, et objektiivis pikemas otsas olev 6,3 ava võib jääda pisut kinniseks. Seda siis esiteks sellepärast, et 6,3 avaga võib-olla ei saa seda taustahägu nii ilusaks. Aga kuna 400 mm on niivõrd pikk fookuskaugus, siis võin lubada, et see taust jääb päris kenasti uduseks, nagu ka selle pildi pealt näha. Nüüd teine probleem, mis võib selle 6,3 avaga tulla, on see, et valgus saab pähe sensorile. Kuid Tamron on ka selle peale mõelnud ja lisanud objektiivi väga võimeka WC pildi stabilisaatori, mis siis stabiliseerib pilti kuni 2,5 stopi ulatuses. Kolmandaks tuleks rääkida ka tehniliselt seisukohalt siis objektiivi siis pildi kvaliteedist. Kindlasti on see parem kui tavalistel kit-objektiividel. Ja ka Tamron on selle objektiivi puhul parandanud seda oluliselt ja pildi kvaliteet on parem kui varasematel siis universaalzoomidel. Selle objektiivi puhul tuleks rääkida ka kindlasti selle makrovõimekusest.
kuna see pole päris tehtud makroobjektiiviks, on tal siiski 400 mm otsa juures see makrovõimekus suhteliselt hea, siis me saame sellest näiteks sellest ilusast punasest marjast siin küllaltki ilusa sellise poolmakropildi. Sensuaalne. Kokkuvõtteks võime öelda, et tegemist on objektiiviga, mis kergendab oluliselt sinu fotokotti, kuid rahakotti jätab seejuures sama raskeks. Ehk ei ole vaja enam mitut objektiivi osta, säästes sellega raha ja fotokotis kaalu. Teiseks, lähtudes natuke tehnilistest andmetest, siis tegemist on küllaltki kvaliteetse objektiiviga, mis on siis kindlasti kvaliteetsem kui sinu kit-objektiiv. Ehk väga hea asendus näiteks kaamerakomplektiga koos tulnud objektiivile. Veel rääkida tehnilisest võimekusest, siis selle stabilisaator, mis tuleb siis vägagi kasuks selle pikemas 400 mm otsas. Ja muidugi selle objektiivi puhul kõige tähtsam omadus, mida tuleks siin üle korrata, on selle zoom'i ulatus. 18–400, sellist objektiivi teist maailmas pole olemas. Kui soovid objektiivi kohta näiteks rohkem teada, võid minna Fotopointi veebikaubamajja või siis ka blogist lugeda meie ülevaateid sellest. Samuti on seesama objektiiv olemas rendis Tartu kvartalis kui ka Rocca al Mare Fotopointi esindustes, kus siis saate objektiiviga ise proovida näiteks enne ostmist.